Tere, et Valguse kanal Marge YouTube'i kanali tellija, vaataja, kuulaja ja kõikidele liitujatele olen südamest tänulik teie toetuse eest. Meditatsioonide, kanalduste ja nende samade sõnumite üleslaadimisel. Aitäh, et hindate, aitäh, et olemas olete. Kui eelmine sõnum oli juunikuu sõnum, mis salvestus, siis sel korra tuleb juuli salvestus ja kui baseeruda juunikuule, siis olid tolles kuus nagu kõige üleskergitamine, mis su elus enam sind ei teeni ja sinu ettevalmistamine siis tulevasteks muutusteks maailmas ja selle tajumises. Ning justkui nagu su elus uueks tulemiseks, vastuvõtuks, et sa suudad vastu võtta kõike seda, mida universum sulle on siis valmis andma. Nendeks üleskerkinud asjaoludeks võisid olla siis paljude asjade lahkumine sinu elust, olgu nad inimesed või siis teemad või töökoht või kodu, ehk siis valmistati sind ette platvormiks, kuhu saab siis rõõm, heaolu ja kõik see, mida sa oma sisimuses tegelikult oma ellu siis soovid. Ja platvormi, kuhu kõik see, mida sa soovid, hakkab nii-öelda laagerduma või sinusse talletuma, mitte just küpsema, aga sinus arenema või taasaktiveeruma on võib-olla kõige õigem sõna. Nii et juunikuus võis esile kerkida siis asjaolusid, millele tuli otsa vaadata, et sa juulikuuks oleksid valmis siis rõõme nautima ja looma uut oma ellu, lubama uut oma ellu, võib-olla ka valmistama ja laskma valmima enda jaoks neid hüvesid, mis tegelikkuses sulle vaja on. Et mõnes mõttes on siis juuliga selline vaheaeg kahel tormil, juunil ja augustil. Juunist ma juba rääkisin, aga augustis hakkavad kõik viljad nii-öelda küpsema, mida sa oled lubanud valmida, mida sa oled valinud ja otsustanud oma ellu. Nii et naudi seda juulikuist vaheaega täiega. Luba endal lihtsalt olla, naudi päikest, ole voolamises, mõtlemata. Üldse oma nii-öelda pead ja aju ragistamata, sest just selliselt lubad sa tulla kõigel sellel oma reaalsusesse, mis universum sinu jaoks on ette valmistatud. Nii et juuli ootab sinult olla neutraalsuses, sisemises vaikuses, mitte midagi mõtlemises, rahus, tasakaalus ja just oluline sisemises rahus. Teades enda väärtuslikkust ja sellest, et kõik, mis on sulle parim, see tuleb. Usaldada seda. Ja just usaldada, sest see on üks raskeim asi siin maailmas inimese jaoks. Uskuda ennast ja usaldada. Sul võib tunduda, et juulikuus oleks justkui nagu kõik seisma jäänud, aga tegelikult on see selline sisemine valmimine, platvormi loomine sellele, mis tahab su ellu tulla, mis on ette nähtud su ellu. Minetades hetke teadlikkuses olemise, punnitades ja nii-öelda muretsedes paned sa kinni selle vaba voolu enda ellu ja lood seda, mida sa tegelikult ei soovi. Nii et veel kord ütlen, et võta juulikuus aeg maha, luba endal olla, usalda. Lase sel vaikusel olla sinu sees, kui ka oma elus, et augustist saaks hakata küpsema see, mis vormub su ellu nüüd sellel teisel poolaastal. Juunikuu oli 6. kuu, juuli on vahepealne 7. kuu ja vot siis hakkab tulema, et juba valmib tegelikult see järgmine poolaasta, toimub küpsemine. Ehk siis luba augustil hakata kõigel küpsema. Nii et juulis saad lubada seda, mis hakkab küpsema augustis ja järgnevate kuude ehk siis järgneva poole aasta jooksul. See kõik omakorda loob alusplatvormi siis 2027 aastaks. Seega tuleb väga jälgida, mida ütled, millist sõnakasustust enda väljendamisel sa kasutad ja milliseid mõtted sa mõtled, millele keskendud ja häälestud. Kui sa ütled, et su elus on kõik ikka väga-väga halvasti, siis seda sa loodki. Kui ütled, et küll laheneb ja otsustad, et sa ei mõtle üle,
tead, et küll laheneb, siis lubad universumi küllusel, igal tasandil külluses enda ellu ja elu asjaoludesse tulla. Sa võid ette planeerida kuuks ajaks, pooleks aastaks või teha plaanid endale 90 päevaks. Aga sellega võid sa hoopis nii-öelda süsteemile anda vihjed, millistes asjaoludes ja tasanditel on tal võimalik sind mõjutada. Süsteem teeb kõik selleks, et sa looksid tema jaoks toidet ehk siis negatiivsust. Ja kui ta teab su plaane, mida sa võib-olla paned paberile, kirja ja räägid teistele, siis ta teeb kõik selleks, et sinna vahele astuda, nii uskumatu kui see ka pole. Sinu sõnad, mõtted loovad meie nii-öelda auravälja piirides, käe sirutuse ulatuses, ülejäänu loob sinu ellu, sinu jaoks kõik süsteem, ehk siis selle süsteemi taga on morfogeneetiline väli. Nii et tema loob tegelikkuses kõike sinu ellu. Lugedes sinu sees olevat kirjet ehk sinna kirja pandud eesmärke, hakkab selle põhjal sulle asjaolusid ja variante ette looma, olgu nad siis takistused või ebakõlad. Põhiline on see, et sa oleks tasakaalus ja rahus ja toodaksid madalat ja negatiivset toidet temale. Kui sa aga oled ühenduses enda sisemise minaga, oma südamega, siis sa lood oma auraväljale sellise võimsa kaitse, mis laieneb ka sinu peoväljale ja mis annabki selle, et kõik see, mida sa ette võtad, see on edukas ja kandev. Seega keskendu hetkele, tea oma sisimas, mida tahad ja kõik toimub sinu elus jooksvalt, kulgemises. Nii et kui sinule ongi juunikuus esile kerkinud kaost ja raskusi, siis vaata neid asjaolusid, sõnu, mõtted, mida sa oled nende teemadega seoses mõelnud, mis su elus toimus juunikuus. Võib-olla soovisid ka enda ellu muutusi, sest neist rääkides, neist mõeldes, oskamata neid muutusi ise teha, ehk oledki tundnud vajadust nendeks muutusteks, kas või tundnud end väsinult, ammendunult, soovides vaheldust, aga suutmata ja oskamata ise neid teostada, siis nii-öelda see morfogeneetiline väli hakkab sulle seda siis andma. Ja kui see asi on sul nii-öelda juba toimumas, siis võid sa olla hoopis šokis ja võid tunda depressiooni või stressi või hirmu, et oi, mis saab edasi. Ja olles unustad oma mõtted ja soovid ja ühendus enda sisemise häälega, sisemusega, võtad sa seda kui tohutult halba asja oma elus. Ja lähed stressi, aga proovi vaadata sellele asjale, kogu toimuvale, sellele, mis sinu juunikuus lahkus, selliselt, et väga hea, ma lasen sellest lahti. Et ma tahtsingi edasi liikuda, tahtsin muutusi ja nüüd ma saan neid astuda. Ma saan astuda samme ja teadvusta, mida sa saad siis edasi teha. Mitte, et keskenduda sellele, mis toimus. Ehk võtta seda kui platvormi, kus sa saad hakata oma edasist kulgemist edasi siis kulgema. Seega juulikuu ootab sinult siis seda sisemist rahu, vaikust, teadlikkust, uskumist iseendasse ja kõige kulgeva usaldamist. Kõik on just täpselt nii, nagu sulle on parim. Kui midagi sellist, nagu ma alles äsja kirjeldasin, toimus, proovi mõelda, et ju see on sulle parim. Usaldan seda ning see oli kõige õigem asjade käik. Tundes tänulikkust, rahus olles ja rõõmustades, lubad enda ellu ja enda jaoks parema tulekut. Kõike uut, muutusi võid karta, aga seda teeb sinus siis morfogeneetiline väli. Sinus olev vaimolevus on teadlikkuses ja ta teab, mis sulle on parim. Seega oluline on luua ühendus ja olla püsivalt ühenduses oma südamega, enda sisemise mina teadvusega. Ja siis elad sa kõik võimalikkuses ja lood oma ellu edu ja edukust, kulgemist ja küllust igal tasandil.
tänased kaardid ma võtan siis kanaldatud valguse sõnumi kaardipakist, kes neid kaarte juba teab, ja tõmbasin 3 kaarti juba ära valmis ja need kaardid on siis selliste ilusa pildiga. Ja et ma siis paremini näeksin lugeda, siis nad on hästi heleda kirjaga. Esimene kaart on sõnum ja sõnum ütleb sulle, et poolused sinus on harmoniseerumisel, et tõusta sageduses kõrgemale enda, mõistmaks enda looja olemust. Et sina oled looja oma elus, et sina oled see jumalik olevus, kõike seda, mis elus toimub, loob. Unustades selle, lased sekkuda süsteemil. See ei ole muidugi kaardil kirjas. Edasi on, et oled hinge jaoks valinud õige tee vibratsioonides stabiliseerumise, et ära peatu. Nii et universum ütleb sulle, et sinus on poolused harmoniseerumisel ja nii füüsilise kui vaimse tasandi poolused ja sa hakkad mõistma üha ehedamalt, kes sa tegelikult oled. Ja seda muidugi süsteem kardab kõige rohkem, et sa hakkad teadlikuks iseendast. Abistav kaart sellele, et sa stabiliseeruksid enda vibratsioonides ja hakkaksid tajuma ennast looja olevusena, enda tegeliku olemusena, on see, et sul on aeg lasta kuldsel valgusel nagu päikesel oma hinge soojendada ja laadida. Ava oma süda armastuse, valguse, kõrgsageduslikule lainele. Nagu enne juba ütlesin, et armastus avab südame ja südame kaudu oled sa ühenduses universumiga. Sinu süda on nagu tähevärav. Kui süda on avatud, siis voolab sinusse universumi tarkused, teadmised, armastus, tingimused, armastus ja sul on võimalik ka läbi oma südame nagu läbi tähevärava liikuda universumisse, sellesse teadlikkusse maailma, milles sa vaimolevusena ehk siis hingena või kuidas ma paremini ütlen, tegelikult oled. Keha on tegelikult meile siis nagu kest, kuhu siis hing vaimolevusena, vaimolevus siis hingestatakse, on õigem öelda. Mis aitab sinu poolustel olla harmoonias ja vibratsioonid stabiliseeruda ja ennast teadvustada siis looja olevusena ja lubada oma südamel avaneda ja elada läbi südame teadlikkuse oma elu, on armastus. Armastus on ülim valguse energia. Armastus on loomejõud. Armastuse puudumisel võid sa haigestuda ja armastuse teadlikkuses olles hoopis tõsta ennast teadlikkuse tasandis ja keskenduda hingamisele, täita ennast armastuse valgusega. Kui sina elad armastuse teadlikkuses, siis sinu südametasand on avatud ja sa suudad läbi enda sisemise teadlikkuse, intuitsiooni, ühenduse omas, läbi südameühenduse, siis luua oma elus just seda kõike, millest ma tegelikult kanalduses ka enne rääkisin. Nii et väga põnev on, et kanalduse tegin ma üleeile, kanaldasin alla, kaardid valisin ma täna ja nad väga imeliselt üksteist siis täiendavad ja seletavad lahti. See näitab, et tegelikult on kõik energiates olemas. Me loeme ainult neid energiaid ja kõik meie jaoks ka universumis on kõik olemas. Meil tuleb ennast avada nendele universumi andidele, universumi poolt meile valmis loodud siis hüvedele ja teadlikkusele. Ehk siis meil pole vaja ennast arendada, aga meil on vaja avada ennast, et me taaskäivituksime
selles tegelikus olemuses, kes me tegelikult oleme. Ja tänan, et sa mind kuulad ja imelist suve jätku ja võimast loomist järgmiseks pooleks aastaks. Lubamist siis tähendab muutuda selleks augustikuu loojaks, küpsevaks või küpsetajaks, kes augustis saab hakata siis looma seda, mis toimub sul sügisel ja mis toimub sinu elus 2027 aastal.